Tere, meie kallid vaatajad, see on juba 17. episood ja täna meie külas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Siiri Pukkinen. Tere! Saksa keele õpetaja. Ja saksa keele ka. Väga tore. Joša, sinu klassikaline küsimus. Kuidas te saate õpetajaks? Kuidas minust sai õpetaja? See oli täiesti juhuse asi. Sest kui ma õppisin ülikoolis, see tähendab Tartu ülikoolis, ma ei tahtnud saada õpetajaks. Ma mõtlesin, et minust saab tõlk, parimal juhul, võib-olla isegi diplomaat. Mul olid sellised väga suured unistused. Aga kuna ma õppisin saksa keelt ja inglise keelt, ma olen saksa-inglise filoloog, ja minust sai eesti keele õpetaja juhuse tahtel. Minu ema oli tegelikult õpetaja, ta oli algklasside õpetaja ja ajaloo ja ühiskonna õpetaja, väga tunnustatud, vabariigi teeneline õpetaja ja selline hästi tore inimene ja tema alati uskus, et minust ikkagi ühel hetkel saab õpetaja ja see tõesti juhtus niimoodi, et 90. aastatel alguses ma olin ühes teises koolis, ühes täiesti tavakoolis ja pidin asendama ühte õpetajat. Mul see tund õnnestus, see oli nimelt saksa keele tund, aga eesti keele õpetaja sai minust niimoodi, et ma alustasin oma tööd 90. aastate teisel poolel ettevõtluskõrgkoolis Mainor, ehk siis see on tegelikult eraülikool ja töötab ta siiamaani ja minule pakkus meie üks prorektoritest ühele rühmale õpetada eesti keelt. See oli nimelt üks tegelikult tavakooli õpperühm, kes tahtsid õppida ettevõtlust, kuna see ülikool oligi ettevõtluse baasil mõeldud ja siis pakuti mulle seal sellist tundi anda nagu ärikeel. No minu jaoks oli see ka alguses võõras, aga ma tean, et ma olen selline inimene, ma saan hakkama. Ja muidugi ma olen ka perfektsionist, et ma tahan ikka, et kõik on väga hästi ja siis ma pingutasin ja tunnid läksid väga hästi, õpilased olid rahul ja nad sooritasid peale seda ka eksamid ja need ka õnnestusid hästi ja siis ma sain aru, et mulle sobib see, minuga jäädi rahule ja mind siis jäeti edasi tööle sinna ettevõtlusülikooli. Ja nii minust saigi keeleõpetaja. Seal koolis õpetasin ma siis ühel aastal 5 keelt. Issand jumal. Minu emakeel on eesti keel. Ma olen õppinud ja lõpetanud peale Tartu ülikooliga Lomonossovi nimelise Moskva riikliku ülikooli. Nii et ma räägin vene keelt täiesti vabalt. Olen teinud muusest C2 eksami, mida praktiliselt ei tee keegi. Ja siis ma õpetasin vene keelt, õpetasin soome keelt. Minu nimigi ütleb Pukkinen, minu vanaisa oli nimelt soomlane ja see perekonna nimi jäi mulle ja õpetasin saksa keelt ja õpetasin ka itaalia keelt. Vau, nii palju. Ja seda oli muidugi väga palju, aga lõppkokkuvõttes, kuna ma itaalia keelt nii palju õpetada ei saanud, siis lihtsalt see hääbus, kadus. Ta on mul ikkagi alles, aga jäi mulle siis see 4 keelt. Nii et kuna see ülikool oli 2-keelne ja hiljem tuli ka ingliskeelne õppe, aga ikkagi see vene õpperühm ja eesti õpperühm, nii et tööd oli ja mulle väga meeldis ja meeldib ka praegu väga õpetada. Vau, teil on väga meeldiv ja väga lai kogemus. Ja see on väga tore ja siis te ütlesite, et olete siis juba teises põlvkonnas õpetaja. Miks siis viib perekonda õpetamisesse? Sellele küsimusele võib-olla täpset vastust ei olegi, sest mina ju ei tahtnud saada õpetajaks, aga niimoodi juhtus,
ja mu emal oli õigus, et mulle kindlasti hakkab see meeldima, ma saan ilusti hakkama. Aga ma arvan siiski, et põhipõhjus on see, et nii minu emapoolsed kui ka isapoolsed sugulased ja terve see suguvõsa või need 2 suguvõsa olid äärmiselt teadmisimulised inimesed. Nad kõik tahtsid õppida. Kõik ei õppinud kõrgkoolides ega ülikoolides, aga nad kõik tahtsid õppida. Nad olid sellised avatud, tundsid elu vastu huvi ja minu meelest ongi üks väga tähtis omadus, see huvi elu vastu. Ja kui sa siis seda läbi enda lased, siis mul on selline tunne, et teatud hetkel inimene ongi võimeline midagi ka teisele edasi andma ja seda õpetama. See on väga tore, väga hea. Kas te nõustute sellega, et iga õpetajal peab olema see uudishimu? Mina arvan küll. Kuidas sa saad õpilasele, kellele tegelikult puudub elukogemus, paljud asjad on talle võõrad, kuidas sa saad talle seda edastada? Muidugi see, mis moel sa seda edasi annad, see on igaühe oma laad, oma viis, oma meetod. Aga ma arvan, et siiski selleks on paljud inimesed võimelised. Sest kutsutakse ka ju näiteks ka koolidesse, ülikoolidesse, just ma mõtlen kõrgkoolidesse, kutsutakse õpetama praktikuid. Nad ei ole konkreetselt õpetaja kutsega, aga nad tunnevad seda ala ja kindlasti oskavad ka ühel hetkel siis seda panna mingitesse õpperaamidesse või õpetamisraamidesse ja teistele õpetada. Te mainisite ka, et te olete perfektsionist. Kas see pigem aitab sinu töös või segab seda? See aitab mind. Kuidas? Mulle meeldib selline asi, et kui mul on kõik asjad tehtud, siis ma võin olla rahulik, tegeleda millegi muuga. Näiteks, kui tunnid on läbi, siis ma hakkan valmistuma järgmisteks. Ma teen ka mitmeks päevaks ette. Ja ma ei saa enne rahu, kui ma olen endale kõik need süsteemid siin peas korrustel sahtlitesse pannud ja kõik korda teinud ja siis ma võin rahus minna, et ma olen aru saanud, et see annab mulle nagu mingisuguse vabaduse jälle midagi uut mõelda. Kui ühed asjad on tehtud, siis sul on aega mõtiskleda, mõelda mingite uute asjade üle. Loomulikult seal töö ajal tuleb ka vahepeal sellist asja ette, aga mulle meeldib just see kord. Ja ma olen alati öelnud, ja mõelnud muidugi, et kui siin on kõik korras, siis on ka sinu ümbrus korras. Siis sa ootad ka seda teistelt ja oskad seda ka nõuda. Ja ma arvan, et õpetajatöös see on vajalik. Aga kui näiteks kõik läheb mitte niimoodi, nagu oli planeeritud? Nii ka juhtub. Siis ta läheb teistmoodi, aga see ei sega. See ei tekita ärevust, see ei sega. Mingisugune selline kõla, mingisugune koputus jääb siia kuklasse, et sa pead lihtsalt selle ära tegema. No täna ei läinud nii, siis teine kord läheb. Ei ole ju võimalik olla mingisugune robot, eks ju, et nüüd käsi käib nii või see mõte on nii või täna läheb nii ja teistmoodi ei saagi minna. Ei, hulluks ei saa ju minna ju. Aga kas te olete näiteks vana koolkonna õpetaja või pigem uue koolkonna õpetaja? Mida te silmas peate? No näiteks, kui me räägime siis näiteks vana koolkonnast, see on pigem niimoodi, nagu õpetati nõukogude ajal. Et see on väga range, väga suured ja tähtsad reeglid ja väga palju teooriat, mitte praktikat. Ja uus koolkond õpetajatel on pigem see, et rohkem praktikaid, et õpilasel on rohkem loovust või mis iganes. Teate, sellist asja ei saa olla. Nõukogude ajal on olnud igasuguseid õpetajaid ja on ka praegu igasuguseid õpetajaid ja on ka need nooremad õpetajad, nii nagu nad olid nõukogude ajal. Et me ei saa sellist asja
teha mustaks ja valgeks, me ei saa sinna vahele mingisugust piiri panna. Inimesed on niivõrd erinevad. Aga miks peab olema range? Õpilasele meeldib range õpetaja. Talle ei meeldi alguses. Aga kui ta selle range õpetajaga ära harjub, siis talle meeldib. Ja kõige rohkem meeldib talle siis, kui kahjuks ma pean rääkima jälle eksamitest või nendest oskustest, mida ta siis lõpuks omandab. Ja ta tuleb pärast eksamit või tuleb pärast sõjaväge näiteks. Või tuleb mingil hetkel õpetaja juurde, ütleb niimoodi, no mul on see kogemus ju. Teate, kui hea, et te olite selline nõudlik. Teate, ma olin sõjaväes ja mul ei tekkinud üldse mingeid keelelisi probleeme. Ma sain nii palju sõpru juurde. Aitäh. No see on ju suurim tunnustus. Ja siin ei ole mitte midagi sellega seotud, et ma siin annan piitsa või ma ei ole selline inimene, aga ma nõuan, et selleks, et see on tööks ja õppimisoskuseks vajalik. Sest paljud meie õpilased praegu ei oska õppida. Nendel puudub õppimisoskus. Vanasti oli täpselt samuti, ehk nii nagu te ütlete nõukogude ajal. Nii oli ka, õpilased on alati olnud enam-vähem ühtemoodi, sest lapsed on lapsed. Aga tänapäeval on suur segaja, nii-öelda peal, on see mobiiltelefon. Paljud asjad öeldakse ette. Ma ei söanda öelda, et õpilased on vähem loovad, aga ma olen pannud tähele, et fantaasiat oli teatud mõttes vanasti nagu rohkem, sest no sa pidid midagi välja mõtlema, sul ei olnud midagi, mis sulle ette ütleb. Ei olnud sul mingisugust TikToki, ei olnud sul mobiiltelefoni, interneti ju ei olnud, eks ju, ja ei olnud AI-d. Aga see on kõik nagu mõtte röövimine, noh, teatud mõttes ju. Ma ei taha midagi halvustada, igas asjas on midagi head, igas asjas on midagi progressiivset, eks ütleme niimoodi, sest kõik need saavutused, internet ja AI ja mis kõik veel, need on ju kõik ikkagi aja saavutused ja need on teinud inimesed ju, mitte jumal taevas. On ju nii? No tundub, et igas episoodis me räägime tehisintellektist ja see on päris raske teema, millest ma pöörasin väga palju tähelepanu oma episoodis ja tundub, et see on nagu iga tööriist, et kuidas me seda kasutame, oleneb sellest. Ja see on nagu sotsiaalmeediad, et tundub, et peab olema mingi vanusepiirang laste jaoks, sest see, nõustan teiega, et see tapab meie loovust, kui me kasutame seda liiga vara. Ljoša, sina ütleme meie vaatajatele, et sina oled Siiri õpilane. Et küsimus sulle, et kuidas sulle meeldib see õpetamise viis? Mulle väga meeldib seda ja see aitab mind seda eesti keeleks paremaks saada ja. Ja teil on juba 30 aastat õpetamiskogemust. Ja isegi rohkem, isegi natuke rohkem. Mis on muutunud teie õpetamise põlvkondade läbi? Et näiteks teie kui õpetaja alguses, esimesed 5 aastat, keskel ja praegu. Mis on muutunud teie näiteks uskumused, erinevad õpetamisfilosoofiad? Lihtsalt see on nagu drill, et sa alguses alustad ja siis sul puuduvad teatud võtted, kuidas sa teed midagi, loomulikud oskused. Sa ei tunne kõiki lapsi, eks ju, aga kui sul on aastaid olnud juba väga erinevad inimesed, siis sa ju teed mingeid järeldusi, siis sa leiad midagi sarnast, aga sa leiad alati ka midagi uut ja võtadki sealt vanast ja paned uue ja sellega kokku. Nii et sellist asja ei ole küll minu töös ja minu mõtetes, et nüüd oli see kõik vana ja nüüd on kõik täitsa uus. Teate, võib-olla väga täiesti uut on raske välja mõelda, sest ma vaatan ka neid ainekavasid ja õppekavasid ja kõik need sõnastused, seal need õpiväljundid ja kui vanasti olid
õppetulemused, siis on nad pärast õpiväljundid. Erinevad pädevused. Erinevad pädevused, tähendab see sõnakasutus muutub, aga tegelikult sisu jääb ju samaks. Ja loomulikult me peame ju kohandama õpet elu muutustega. Mida meilt ootab see, mis on meilt väljaspool, eks ju, ühiskond, mida ootab, milliseid erialasid. Inimesed on muutunud ka oma arusaamadelt, eks ju, see, mida, kas või see, et autosid on nii palju. Vanasti ei olnud autosid palju, tänavad olid tühjemad, kauplused on toitu täis, igasugust kraami, toidukraami, tööstuskaupu, kõik on valida, tähendab, valida on nii suur hulk, et sa pead seal ka olema tark. Enne seda ei olnud ja sellega muutub ka keelekasutus, mõtteviis inimese peas muutub. Ja need põlvkonnad on ju praegu, need, kes on, ütleme siin, 1., 2., 3. klass, need on ju täiesti hoopis teistsuguse ühiskonna produkt. Nende vanemad on teistsugused juba. Ja, nad on sündinud sellisel info ja meedia ajastul, kus kõik on väga lihtne. Kommunikatsioonivahendid on käeulatuses, eks ju. Kui tahad, vajutad nuppu, kõik toimib. Ise ei pea tegema. Võtke kas või olmet, eks ju, robotid teevad meie eest töö ära. Mina ei taha endale tolmuimejat robotit, koristaks ise hea meelega. Et ikkagi see, mis on inimene, minu jaoks on see kõige tähtsam, et käsi ja aju ja kõik see töötab koos ja see inimese ainulaadsus, see kordumatu inimene, mitte kordumatu auto või masin või roboti tolmuimeja, see on tähtis. Vau, väga palju mõtteid, et ei oska öelda, kuidas kommenteerida korraga. Aga läheme edasi ja see, mida ma ise märkan, et kui ma kutsun erinevaid õpetajaid meie podcastile, et mõned kolleegid loobuvad ja see on väga loomulik, ma mõistan, aga väga tihti öeldakse, et las nooremad õpetajad ütlevad. Et kuidas te arvate, miks mõned väga kogenud kolleegid ei taha tulla podcastile ja arvavad, et näiteks noortel on rohkem midagi öelda? Ja kuidas siis, mis on teie selline eesmärk meie podcastis, et mis on kõige olulisem, et mida te tahate meiega jagada? Kuna ma ei teadnud ju, mida te minu käest küsite ja miks ma siia tulin, miks ma olen, jah, mul ei olnud mingeid ettevalmistavaid küsimusi, aga ma arvan, et inimene, kellel on elukogemus ja keda kutsutakse, siis mul on seda väga raske öelda, kui inimest kutsutakse ja ma ütlen, et ma olen nõus, siis ma olengi nõus. Miks ma olin nõus? Sellepärast, et äkki mul ongi midagi öelda. Kindlasti on ja ma arvan, et nendel on ka midagi öelda, kes ei tulnud, aga võib-olla nendel on mingisugune, ei ole nii palju julgust näiteks või on mingisugune võib-olla vale häbi, et äkki ta ütleb midagi sellist, mis ei ole nii kaasaegne või et noored on kõik nii targad ja see ei sobi üldse kokku, kui tuleb mõni vanem kolleeg siia midagi ütlema. Minul ei ole seda häbi. Ei. Ja ma ei ole kunagi häbenenud, et ma olen nõukogude ajal sündinud, kasvanud, koolis käinud. Ma olen õppinud eluaeg, ma olen õppinud ka meie nii-öelda moodsal ajal Eesti Vabariigis. Näiteks oma teise magistrikraadi tegin ma 21. sajandil, aastal 2005, jah. Ja tegin selle Saksamaal, ma õppisin Saksamaal. Wow. Et ma ei tea, mis see on, ma arvan, et see on enesetunde küsimus. Mul tõesti, eks ma natuke võib-olla kahtlesin ka, et kuna ei olnud mingeid küsimusi, tegelikult on ju nii ka, et tehakse intervjuu ja antakse küsimused ette, et siis on julgem. Aga ei, räägime. Ja te mainisite, et astusite sisse Lomonossovi ülikooli. Jaa. Palun, öelge mulle, kuidas siis see protsess käis? See on väga huvitav ja
ainulaadne kogemus, et ma ei tunne kedagi, kes õpiks seal. Ja see oli siis mis aastal? See oli 80, jah, 1980, kujutage ette. Ja kuidas siis oli selline olukord? See oli selline olukord, et Tartusse tuli Eesti Teadete Agentuur, selline informatsiooni, see oli selline institutsioon, jah, ametlik teadete agentuur, no umbes nii nagu näiteks on igasugused need infoagentuurid välismaal, eks ju, kas see on siis BNN või see on siis seal TAS, mis oli kunagi, eks ju, Vene ajal, Nõukogude ajal, tuli Eesti Teadete Agentuur lühidalt ette, meil töötas see ajakirjandusmajas, Pärnu maantee 67A, sealt tuli direktor. 67. Tuli meie ülikooli ja ütles, et meil on selline plaan, et võiks ajakirjandust minna õppima need ja need inimesed, aga need tuleks välja valida, kes oskavad hästi vene keelt. Siis meile tehti selline konkurss ja kuna mõned inimesed olid õppinud ka enne Lomonossovi nimelises ülikoolis, mitte ainult siis ajakirjandust või mingit võõrkeelt või igasuguseid aineid, erialasid, ja tehti siis niisugune valik, et lasti kirjutada kirjand. Satšineenje. Lasti kirjutada kirjand ja mina olin siis sealt saksa inglise keelerühmast, inglise keelerühmast oli 2 inimest ja oli ka siis vene filoloogiast oli 2 inimest. Neid oli kindlasti rohkem, aga valik siis tehti niimoodi, et mina kirjutasin kirjandi väga hästi, mul ei olnud mitte ühtegi keelelist viga ja mind valiti välja. Ja siis ma tegin muidugi seal mingid eksamid ja nii me saimegi. Õppeained, mis olid juba tehtud, need kanti üle ja need, mis olid siis seal, need õppeained, mida meie ei teinud siin, me pidime seal kõik järele tegema. Nii oligi, saime sisse, õppisime, oli väga huvitav. Moskva ülikool on minu ellu jäänud ühe kõige erksama mälestusena. Ühe kõige kasulikumana, sest ma olen õppinud ka Saksamaal, jah. Ja miks? Sellepärast, et see oli võimalus. No see oli tollel ajal nagu, kui sa praegu läheksid kuskile Oxfordi või ma ei tea kuhu. Kuigi ma ei tea, kas Oxford on hea ülikool. Ma ei saa seda öelda. Ma ei ole seal õppinud. Aga Moskva ülikool, see Lomonossovi, kõige tähtsam ülikool, oli tõesti väga hea. Ja kui keegi küsis minu käest ikka niimoodi aeg-ajalt, et huvitav, kuidas sa said seal õppida, et kas seal siis aeti seda kommunismi jama? Mitte keegi ei olnud kommunismi jama. Õppisime tavalisi aineid. Õppisime ajalugu, eks ju, õppisime loomulikult keelt, kuidas kirjutada, stilistikat, vene keele stilistikat, õppisime filosoofiat, kõiki neid klassikalisi filosoofe. Igasuguseid asju õppisime, aga loomulikult oli see, et siis oli ju NLKP ja seda me loomulikult õppisime, aga me ei teinud sellest mingit numbrit. Ja meile ei tehtud mitte midagi halba. Meile anti võimalus õppida. See avardas silmaringi. Me saime käia teatrites, suures teatris, Tagankal, no igasugustes tuntud teatrites, kontsertidel, kus sa siin üldse ei saanud käia, sest seda ju peeti milleks, perifeeriaks. Siia ei tulnud ju midagi, aga see oli, kujutage ette, suure Nõukogude Liidu pealinn. Nii et ja inimesed, igasugustest rahvustest inimesed. Meil õppis ameeriklasi, meil õppis hispaanlasi, no rääkimata kõikidest nendest Aafrika riikidest tulnud õppuritest. Teate, see oli nii huvitav ja kirju seltskond, et lase olla. Fantastiline oli.
Kas kõik mälestused on positiivsed või olid need nagu mõned konfliktid? On olnud ka ebameeldivat. Ei saa olla kõik nii roosiline. Oli ebameeldiv. Minul isegi oli kokkupuude KGB-ga. Vau. Kas on saladus või tahate sellest rääkida? Ma võin seda öelda nii palju, selle kohta nii palju, et mina oma kursuse õega tutvusin ühtede inimestega. Me olime praktikal Stavropoli krais ja saime tuttavaks ühtede inimestega. Nad tulid Moskvasse meile külla ja kutsusid meid Rossija hotelli sööma. Ja siis, kui me läksime sinna Rossija hotelli tualettruumi, et ennast siis kammida ja värskendada ja teha ilusaks, siis tulid meie juurde tõstetud mustades mantlites, tõstetud kraedega mehed ja palusid meil nendega kaasa minna. Nagu filmides? Täpselt. Vau. Meid viidi ühte keldrisse, pandi istuma, löödi lambid näkku ja hakati esitama küsimusi. Päriselt. Vau. Siis selgus, et minu sellel kaaslasel, sellel Eestimaalt ka, kes õppis seal, temal oli nimi pandud, me olime ju kõik KGB-s arvel ju. Kõik need õppijad, kes olid, kõik välismaalased, kes õppisid Moskvas, olid seal arvel. Ja siis küsiti täpsustada perekonnanime. No minul oli kõik korras, aga temal ei ühtinud perekonnanimi sellega, mis oli seal kirjas, nende kirjas. Ja tekkis väike konflikt, nad hakkasid irvitama ja mõnitama. Sellest ma ei räägi. Aga teate, see oli nii välik. Mul oli, ega ma suitsetaja inimene ei olnud, aga mul oli millegi pärast, võib-olla ma pidin kellelegi andma. Mul oli kotis pakk sigarette Tallinn ja see oli selline defitsiitne pakk, valge ja siis sinine oli ülevalt, mustaga oli kirjutatud, see oli juba ka trikk. Ja seal oli selline must siluett, kujutage, et ilus selline valge suitsupakk. Ja mina pakkusin sellele enda mõnitajale, pakkusin, et kas te sooviksite suitsu, sest ta tahtis suitsu teha. Ja andsin talle ja tema võtab ühe sigareti ja mina ütlesin, et ei, võtke kõik, terve pakk. Ma ei mäleta ju, mis ta mulle ütles, võib-olla ütles mulle Neuželi või Spasiba või midagi sellist, eks. Võttis selle paki ja siis järsku nad muutsid meelt, kuigi nad ähvardasid, et meid visatakse ülikoolist välja. Aga kuidagi moodi nad taltusid. Jah, nad ei teinud mitte midagi enam. Mõmisesid seal midagi ja nad lasid meid minna. Ja siis nad aitasid meil meie kotte tassida ja saatsid meid ilusti sinna söögikohta koos meie külalistega. Ja need külalised jäid veel nendega rääkima. Me ei tea, millest nad rääkisid. Igal juhul nad jätsid meid rahule. Aga peale seda me õudselt pabistasime, et meid visatakse välja. Kuna meil oli järgmisel päeval praktikapäev sellises asutuses nagu TAS, teate, mis on TAS? Ja siis me olime välisosakondades tööl. Kuna me olime võõrkeele oskajad inimesed, siis me õudselt kartsime. Aga tegelikult mitte midagi juhtunud. Kõik läks õnneks. Aga see oli paras selline vapustus. Ja siis me ei julgenud rääkida oma vanematele. Ja mina ütlen ausalt, mina rääkisin oma emale, isa oli mul selleks ajaks juba surnud. Ma rääkisin oma emale sellest, neliteist aastat hiljem. Siis oli juba hoopis teised olud ja kuidagi oli see juba maha jahtunud. Oleks võib-olla rääkinud kohe, aga nagu emad ikka oleks hakanud sajatama. Ma ju ütlesin, kõik läks hästi. Aga kokkuvõttes see oli väga ilus aeg. Ja mul on kahju, et praegu on nii.
Vau, ma üldse ei oodanud, et tuleb Jaa. selline kogemus. Ljoša, kas sa kujutad ette, ei . et kui see toimuks näiteks sinuga? Vau, kui huvitav. väga huvitav . Kuidas te ütleksite, kas õppimine Moskvas oli raskem kui Tartus? ei , ja teate, mis oli väga huvitav? Meie oskasime nii hästi oma võõrkeelt, me olime ju õppinud, eks ju, 3 aastat. Me oskasime nii hästi, et meid ei pandud üldse tavagruppi, vaid meid pandigi nendesse nende üliõpilastega koos õppima, keda valmistati ette välisvaatlejateks, eks ju, diplomaatideks ja osaliselt, sest diplomaatidele oli ju eraldi kool. See oli MGIMO. Ja luureagentuur ka. Ei, luureagentuuri meil ei olnud. Meil oli teine asi, tähendab, just need välisvaatlejad, jah, abozrivateli oli siis see venekeelne sõna. Ja kes siis läksid ajakirjanikuks kusagile välismaale. Aga me olime nii tugevad, et lõppkokkuvõttes me õppisime kõik nagu oma ette. No nagu eksternina. Mina sain endale väga hea sakslanna. Jah, tema oli Frau Hannelore ja tema mees oli siis sildade ehitaja, insener, oli tulnud Moskvasse elama ja tema oli Lääne-Saksamaalt pärit see naine ja tema õpetas mulle siis eraldi. Ja individuaaltunnid olid. Nii hästi me oskasime võrreldes. Ja see oli huvitav, et tegelikult, kui sa sinna välisrühma said üliõpilaseks, siis sa pidid ikka olema väga tugev. Ja? Me olime õnnelikud, et Tartu Ülikool on nii tugev kool. Aga muidugi sa pidid ka eelnevalt, eks olnud õppinud. Aga et nii tugev kool, et näete, läheme Moskvasse ja me saame täiesti nii, et meid pannakse eraldi spetsiaalsesse rühma, et me ei sobigi sinna tava üliõpilaste hulka. See oli väga suur tunnustus, väga suur. Me olime uhked oma Tartu Ülikooli üle. Me olime hiiglama uhked. Me panime endale Tartu Ülikooli mütsid pähe, nokamütsid ja siis meil olid ka oma mütsid seal, sest et seal oli selline üliõpilaste kogukond nagu Pribaltiskaya Zemljačestva. Seal olid siis eestlased, lätlased, leedukad ja ungarlased olid meiega. Ja meil olid kirsipunased sellised nokamütsid, üliõpilaste mütsid. Aga see Tartu Ülikooli müts oli ka väga uhke asi. Kõik käisid seda vaatamas. Nii et me olime nende jaoks ka nagu välismaa. Ja üldse Eesti, üldse Baltikum oligi tegelikult nende jaoks nagu hoopis mingi muu. Jah, nagu selline Nõukogude Liidu Euroopa on raske öelda võib-olla, nii ei mõeldud, aga just see selline, nagu nad ise ütlesid, lääs, zapat. Ja kuna te oskate nii saksa kui ka vene keelt, et räägiksime sellest, et kuidas need keeled mõjutasid eesti keelt, et mis on siis kaasaegne ja mineviku mõju meie eesti keelele, sest see episood ilmub sel nädalal, kui meie koolis on emakeelepäev ja oleks väga oluline rääkida omaga emakeeltest. Et mis on siis võõrkeelte mõju eesti keelele? No saksa keel on nagu nii, eks ju, meil olid ju balti-saksa mõju on, paljud sõnad on eesti keelde tulnudki saksa mõjul, šokolaad ja kirik ja lamp ja neid sõnu on nii palju. Vorst ja nii palju sõnu on, eks ju, polikliinik ja igasugused asjad, aga sõnad, aga mis mõju? Ikka see, et need, kes on siin valitsenud, loomulikult, ja mitte ainult vene keel ja saksa keel, vaid ka rootsi keel, loomulikult soome keel, et kõik need, taani keel just mitte, eks ju, aga just, et rootsi ja soome keel. Kõik nad on avaldanud mõju ja osad asjad on siis jäänud, nad on kinnistunud eesti keeles ja osad on välja langenud. See on loomulik protsess, mis on omaks võetud ja mis on käibele läinud.
ja noh, vene keel on assimileerunud ka, näiteks kui me ütleme eesti keeles, et davai, kuule, too see, eks ju, davai, too mulle seda või davai, anna mulle seda või sellest ei ole tolku. No need on ju kõik venekeelsed sõnad, mis on eesti keelde tulnud. Nii ta on mõjutanud. Ma ei teaks, et saksa keeles või saksa keelest oleks nüüd tänapäeval nii laialt levinud mingi fraas või sõna, mida kasutatakse. Võib-olla vanema põlvkonna inimesed oma kõnekeelses pruugis, jah, aga muidu mitte. Aga vene keel on küll jah läinud sisse. Kuule, on sul raha? Nettu, ütleb, eks ju. No nettu. Ja. Lahe on. Mina olen keelte fänn. Näiteks meil on kaks tüüpi õpetajaid. Et need, kes on anglitsismide vastu, nii eesti keeles kui ka vene keeles, ja need, kes ütlevad, et selles ei ole hullu. Et kus te olete? No mulle meeldib ikka, kui on eesti keel, ja, aga kui see anglitsism on, no siis ta on, aga kui ta on massiliselt, loomulikult, iga asja peale on okei, või siis on mingisugune, no lähme shoppama, eks ju, see on ju, lähme shoppama, see on juba, kõlab juba niimoodi. No nii on. Lihtsalt, ega sa ei saa seda nii kergesti välja juurida. Ma suhtun sellesse rahulikult, aga mulle ei meeldi muidugi, kui keel on ära risustatud võõrsõnadega. See mulle ei meeldi. Sest näiteks, kui me kuuleme, kuidas eestikeelsed noored räägivad, siis iga teine sõna on inglise keelest, et kas peab olema teatud piir, kui see on siis vajalik, kui näiteks meil on täis sünonüümid eesti keeles, kas me peame asendama eestikeelseid sõnu inglisekeelsete sõnadega? Ei pea. Aga minu meelest on meie kõik need keelelised protseduurid ja konkursid just selles suunas liikuvad, et vähemaks jääks neid anglitsisme ja võõrsõnu. Jah, jälle tuleb mingi konkurss. Mõelge selle asemele, kuidas seda võiks öelda. Meil on ju kogu aeg neid. Kõik sõnad lihtsalt ei lähe käibele, kõiki ei võeta omaks. Aga et nüüd ma hakkaks selle pärast hulluks minema või kedagi sõimama või pahandama siin ja nutma, no ei, seda kindlasti mitte. Ma arvan, et see on ka see, kuidas sa seda keelt õpetad, nõuad, kuidas sa seda rakendad ja siis palud ka teistel rakendada või õpetad rakendama. Et ärge rääkige niimoodi ja kasutame seda. Noh, te teate seda, aga kasutame seda. Ja kui seda kogu aeg nõuda, teate, keel on üldse selline drill, noh nagu iga oskusega. Drill, üks õpetaja küsis minu käest hiljuti, et ta käis mul tunnis ja küsis, et kuidas te saate need lapsed rääkima? Drill, ei ole mingit nippe, drill on. Peab kordama, eks ju, on nii. Ütled valesti, õpilane ütleb, kui sa teda parandad, ta ütleb jaa. Ei, no aga ega siis keel ei koosne jaast või eist. Sa pead lihtsalt kordama, mida õpetaja palub parandada. Et niimoodi see elu käib. Aga võt näiteks, kui me räägime eesti keele eksamist, kas näiteks väga populaarne soovitus, et mingi vaadake näiteks tellerit, kuulake raadiot ja seal räägitakse eesti keeles, et see on mingisugune praktika. Aga kust see õpilane, kes nii käitub, saab aru, et mis sõna on siis selline ametlik fraas, aga mis on kõnekeelne? Sest näiteks, kas meie eksamites peab olema kõik ametlikus keeles? Ei pea. Või mõned eestikeelsed sõnad, kas näiteks kui kirjas eksamil õpilane kirjutab davai, kas see on viga? Sest kirjas kirjutab davai. No või teises kontekstis, aga no see on, et see oleks loomulik kirja jaoks, et lihtsalt see sõna oleks viga meie eksamitöös või mitte. No kui ta kirjutab seda davaid mingisuguses jutus, mida ta jutustab näiteks kellegi kohta ja see inimene seal ütleb davai, siis see on normaalne, sest see kuulub teise inimese suhu, jah, see sõna.
aga et nüüd kuskil sellist ülesannet, kui ma mõtlen nende ülesannete peale, ma isegi ei kujuta ette, kus see davai võiks sobida. no Aga lihtsalt ei või sobigi. iga teine sõna, mis on selline väga kõnekeelne, ei ole ametlik. Jah. Selle asemel No davai kindlasti ei sobi. Nii nagu me ei ütle eesti keele eksamil okei. Jah, me võime seda öelda küll, tavaelus. Aga okei, me ütleme hästi või olgu. Teeme mitte nii. tšo, vaid kuidas palun. Ja nagu mina ütlesin alati õpilastele, mitte tšo, vaid kuidas palun. No näete, see läks selliseks lendfraasiks öeldakse eesti keeles ja isegi mulle kingiti isegi kruus, kus on see sõna või see fraas peal. Jah. Jah, Kas teil on ka teisi kingitusi õpilastelt? et õpilased on ise kinkinud Jaa, nagu jah. ise vabal tahtel, mitte klassiga koos. Ise vabal tahtel. Jaa, muidugi on. Ja ei ole, tähendab, see kruus on täiesti ekstravagantne. Üks lend siin, kes lõpetas, nemad kinkisid mulle selle kruusi, kus oli, et mitte tšo, vaid kuidas palun. Seal oli siis, see oli selline lend, kes kirjutas kruuside peale, mida õpetajalt meelde jäi, igale kruusile, kellele kingiti. Ja mulle on kingitud, teate, ma kohtan õpilasi tänaval, nad tulevad mulle vastu, räägime juttu. Mõni aitab kotti koju viia näiteks, kui ma tulen toidukotiga. Või kui meeldib. Väga meeldiv. Üks õpilane tuli ühel päeval klassi uksest sisse, tuli ja viskas põlvili minu ette maha. Viskas ennast põlvili minu ette maha. Mõtlesin, et mis nüüd on, et midagi on juhtunud. Ja ta ütles, et õpetaja, ma olen teile nii tänulik, et te olite nii range. Ma sain nii hästi hakkama, ta tuli sõjaväest. Vau. See on väga suur tunnustus. See oli nii ootamatu ja muidugi ikka igasuguseid asju on kingitud. Ma armastan väga ehteid. Eks nad on sellest aru saanud ja kingivad mulle mingisuguse ehtekese. No mul ei ole seda vaja, eks ju, ma ei oota. Ma ei tee ju oma tööd selleks, et mingisugust odavat populaarsust saavutada või et kellelegi nii kangesti meeldida ja no ma lihtsalt teengi seda. Aljoša ja tema hirmus silmades. Ma ei lähe sinna tundi selleks, et ennast näidata. Ma ei lähe lava peale, kui ma loen luuletust, mitte selleks, et ma tulin näitama, mida ma olen kirjutanud või oskan, vaid selleks, et kui mul on midagi öelda. Ega õpetamine ongi osaliselt ju see, kui sul on midagi öelda, no. Sa võid ju seda peatükki õpetada või seda mingisugust harjutust, kuidas seda peab tegema või mingit teksti, kuidas peab lugema. Aga kui sul on midagi veel öelda, vaat see on, ma leian, et see on õpetaja juures väga oluline. See teine sõnum, mis käib selle õpetamisega paralleelselt kaasas. Midagi sellist elulist. Ja? Üks laul on eesti keeles. Õpetaja, miks sa ei õpetanud mind elama? Eesti Vabariigi aastapäeval üks väike poiss laulis Estonia laval. Kõike õpetasid, aga ei õpetanud mind elama. Keegi ei saagi elama õpetada. Aga midagi kindlasti õpilastele jääb meelde igast õpetajast. No aga see on ju nii. Ja, muidugi. Teie olete ju ka, ja, üks on õpilane, teie olete olnud siin ja. Õpilane. Te ju teate, kuidas see käib. Et nii on. Jah, tõsi. Näiteks kui praegu seda vaatavad meie õpilased, kes juba lõppisid kooli, et mida te küsiksite nende käest? Et mis on teie jaoks huvitav, kuidas siis nende elus hea, mis on halb, et mida te küsiksite? Mina küsiksin kõigepealt seda, et kuidas nendel läheb üldse praegu ja kuidas nad hakkama saavad ja ma hiljuti nägin neid õpilasi, kes eelmisel aastal lõpetasid ja selle rühma õpilasi, kes minu juures õppisid eesti keelt ja kirjandust. Ja küsisin, kuidas nendel läheb. Vastused olid erinevad, sest osad ei õpi
osad töötavad, aga need, kes õpivad, nad ütlevad, raske on. Ma küsisin, kas keeleliselt on raske. Jah, aga need olid tublid õpilased. Elu on, koolis on ühtemoodi, aga kui sa lähed päris ellu, siis on see teistmoodi. Me kõik teame seda, kes on kooli läbi käinud. Aga mida ma neile ütlesin? Ma ütlesin, et kuna te olite koolis nii tublid ja teil on tööharjumus, siis te saate hakkama. Ja nüüd öelge endale, lähete koju ja vaadake peeglisse ja öelge, ma saan hakkama. Ja väga hästi. Ja kuna te töötate meie koolis, siis kas te olete nõus, et teil kui eesti keele õpetajal siin on rohkem siis seda kohustust seda keelt õpetada, sest see mõjutab meie õpilaste elu rohkem kui näiteks eestikeelses koolis, sest eestikeelses koolis enam-vähem need keelt oskavad. Siin sa võid lõpetada ja mitte osata keelt. Et kas see on suur rõhk hingi peale? No ma vastaksin niimoodi, et eks need eesti keele õpetajad tunnevadki, mul on vahel tunne kõige suuremat vastutust, et tehakse ju märkusi keeleoskuse kohta. Minule ei meeldi, et eesti keele õpetajaid kritiseeritakse niimoodi, sest et need inimesed, kes seda ütlevad, nad ei tea tegelikult, mis on tegelik olukord. Loomulikult õpetaja annab kõik selleks, et õpilane oskaks. No ma oletan, et see on nii. Ja see, et vastutus on suur. Vaat eesti keele õpetaja tunneb seda vastutust, et kuidas ta teeb selle eksami. No ma usun, et sama matemaatika inglise keelega. Ja ma näen, kui laps töötab või kui ta hakkab tööle. Tavaliselt ikka minu õpilased hakkavad tööle. Ja kui ta hakkab tööle, siis läheb kõik korda. Eksam on ka õnneasi, et ta võib olla klassis olnud väga tubli, aga eksam ei tule nii hästi välja. Võib-olla 2 punkti puudu. Ma olen nii pahane, kui nii tehakse. No miks te seda 2 punkti võiks panna? Või näiteks 1 punkti? No saage aru. Kas ainult suuline osa või? Ei, kõik kokku. Kui on kõik kokku, nad saavad ju lõpuks selle tulemuse. Ja et laps on tubli, ta püüab, aga läheb kehvasti. No kahju on. Aga see õppimine on iga ühe enda vastutus ka. Mitte nii, et õpetaja on süüdi. Ja kui nüüd seda ühiskondlikku süüdistust meelde tuletada, siis see on väga inetu. Niimoodi ei tohi rääkida. Võiks natuke viisakam olla, aga mitte tulla ja rünnata, et eesti keele õpetaja on süüdi, et inimesed, kes lõpetavad siin või õpilased, kes lõpetavad siin põhikooli ei oska. Nad lihtsalt ei õpi. Saage aru. Ja nendel ei ole igal pool võimalik seda eesti keelt rääkida. Nendel ei ole kodus toetust, nendel pole vestluspartnereid, neid ei huvita. Neid ei huvita. No ma võin seda ju öelda. No mis siis teha? Kuidas see õpetaja peab käituma, kui last ei huvita? See ei ole võimalik, et sa paned nad kõik õppima. Näiteks praegu seal kutsehariduskeskuses, mis on Virumaal, see, kus õpetatakse praegu eesti keelt erialade asemel või põhirõhk on eesti keele õppel. Võib-olla see on hea meetod, võib-olla, aga mina ei tea, missugune see tulemus võib olla. Ja ei ole võimalik, et nüüd, kui kõik 100 õpilast pandi õppima, et siis kõik 100 õpilast kohe õpivadki väga hästi. See on ikkagi inimese enda teha, kas ma õpin või ma ei õpi. See on ju minu elu. Õpetaja võib oodata ja õpetaja poeb nahast välja, aga ikkagi ei tule mitte midagi. Nii et siin tuleb arvestada igasuguseid olusid. Kus õpilane on, missugustes oludes tema kasvab, kuidas see vanemate suhtumine on, missugune on toetus ja õppimisharjumused. Kui sult midagi lapsest peale ei nõuta,
siis sul ei olegi tööharjumust, aga õppimine on ju töö. Ja see oli esimene asi, kui ma siia kooli tulin, no peaaegu 12 aastat tagasi, esimene asi, mis mulle silma torkas, et õpilasel ei ole õppimisharjumust. Kas ma vastasin küsimusele? Jaa, täielikult ma ütleksin, et teie vastused on väga, väga head, et need panevad mõtlema. Ja ma loodan, et meie vaatajad ka, et hakkavad mõtlema, näiteks õpilased näevad end meie vastustest ja mõtetes ja vanemad hakkavad näiteks teistmoodi käituma, mis aitaks nende lapsi rohkem. Aga läheme edasi ja siis ma tahaksin küsida teie käest, miks te ei tööta eestikeelses koolis? Et see on teie otsus. Iga päev te tulete siia kooli ja see on teie valik töötada keskkonnas, kus on raskem. Miks? No vaadake, kui ma siia kooli tulin, ega ma ei tulnud ju vabatahtlikult. Mind kutsuti siia kooli ja mind kutsus siia meie kunagine õppealajuhataja Merle Talvik. Tema palus, et ma tulen siia ja aitaksin tõsta seda eestikeelset taset. Ja teate, mis ma ütlen? Ma olen talle väga tänulik. Tõesti, see võib tunduda kummalisena, aga ma olen talle väga tänulik. Kui ma ei oleks seda kogemust saanud, ma ei teaks pooli asju. Mul jääks elust midagi saamata, midagi teadmata. Ja see on see koht, kus ma näen midagi, mismoodi kõik asi tegelikult on. Vaat see on tähtis. Ja kui tuleb mingisugune olukord, kus sa peaksid kaasa rääkima või sõna võtma, siis võtadki sõna seal, kus sa oled kompetentne, kus sa oskad kaasa rääkida. Mida mina oskaks kaasa rääkida eesti keele õppest või eesti keele oskusest mitte emakeelena kõnelevad inimese puhul? Ma ei oskadki midagi rääkida. Minu silmaring oleks hoopis väiksem ju. Mõtlemine oleks kitsam, kui ma teaksin seda ainult oma tutvusringkonnast, neid inimesi, eks ju, kellel ei ole see eesti keel nii hea ja võib-olla nendel ei ole ka nii suur huvi. Aga see, et ma näen, mis tegelikult on see suur nii-öelda protsess, eks ju, iseenesest, vaat, see on tähtis. Kõik need arengud ja kõik need probleemid ja ma saan sellest aru. Vähemasti ma püüan sellest aru saada, miks see olukord on selline. Ja sellepärast ma töötan siin. Ja mulle meeldib siin koolis see, ma oskan vene keelt. See on ju suur asi, et ma oskan vene keelt. Mõnikord ma ju vene keeles ka viskan mingi nalja. Eks ju, mulle meeldib nalja teha. Ja mulle meeldib huumor. Aha, siis küsiksin niimoodi, et kas õpetajate palk on seda väärt? Kas Eesti õpetajate palk on jätkussuutlik? Ei. Ja siin on jälle niimoodi, et kui ma võtan seda asja praegu, mida te minu käest küsisite, seda fakti isiklikult, siis mina ütleksin, et mina tahaksin küll suuremat palka. Ja üldse, et õpetajal võiks olla suurem palk võrreldes praegusega, aga kui ma jälle mõtlen laiemalt, siis ma tean neid vastukajasid, mis on ühiskonnas, et mida te tahate saada, vaadake, kui väikesed palgad on meil, kes me töötame näiteks televisioonis, mida te tahate saada, olge õnnelikud, et nii on. Seal päästjad, eks ju, saavad vähem palka, politseinikud, no mis te tahate? Aga tegelikult õpetaja, maasool, ja õpetaja võiks olla uuesti maasool ja ta tegelikult ongi maasool. Võiks saada rohkem palka, sest see töö on nii palju vaeva nõudev ja sa tegelikult töötadki nagu 24/7. Sa lõpetad siin, lähed koju, sa ju ka midagi teed, eks ju. Sinu mõtted on kogu aeg selle ümber. See on väga
mõttemahukas ja väga suur niisugune töömahukas, eks ju. Töömahukas eriala, töömahukas töö, noh, vabandust autoloogia pärast. Aga lihtsalt see niimoodi on ja kui mõelda, et arst saab ju tunduvalt rohkem palka, eks vastutab ka inimese eest. Meie vastutame ka inimese eest. Ja ma üldiselt arvan ka seda, et need, kellel on suurem vastutus, need võiksidki saada rohkem. Ma olen ka selle poolt, et näiteks riigieksamite ainete õpetajad võiksid saada ka rohkem. Kas või mingisugust lisatasu, lisaväärtust. Ja see on ju vastutuse küsimus, eks. Arst vastutab, tal on kõrgem. Aga ametnikud, neid on liiga palju meil. Ja, vaat, kui vähem bürokraatiat. Ja, vähem bürokraatiat. Meie väike Eesti Brüssel võiks olla natukene väiksema selle arvuline, eks ju, et neid inimesi ei ole meil nii palju tarvis. Ja vaat sealt, kui võtta seda nii-öelda fiskaalpoliitikat, rahavärki, siis sealt võiks ju saada, kui seda armeed seal vähetada, võiks saada seda raha õpetajale. Aga võib-olla ma ütlesin liiga palju, ma ei tea. Aga kui me näiteks vaatame seda probleemi teisest perspektiivist, et üks kolleeg jagas mõtted, et kuidas meie ülemineku kool erineb koolist, mis on näiteks Ida-Virumaal, kus on õpetajatel on topeltpalk. Et kas meil on sama raske nagu Ida-Virumaal, kas te nõustute sellega või siis olukord on teistsugune? Teate, mina ei tea ühtegi sellist konkreetset näidet, et Ida-Virumaal on õpetaja palk suurem. Mul on väga raske siin kaasa rääkida. No see on uudistes kogu aeg, et seal on erinevad koefitsendid. Uudis on üks inimesed. Kuulge, tulge appi. Ega siis uudised ei ole kõik 100% nii, nagu nad peavad olema. Aga ma ütleksin seda, et mis puudutab seda küsimust oma olemuselt, kas peaks olema seal või meil siis ühesugused palgad, nii Ida-Virumaal kui siin, nii ma saan aru, jah? Jah. Mina arvan küll. No mis see Ida-Virumaa siis nüüd teissugune on? Asi on lihtsalt selles, et Ida-Virumaale on hakatud rohkem tähelepanu pöörama ja nüüd on ta selles fookuses. Kas on õige? No miks mitte? Tegelikult mina olen Ida-Virumaalt pärit. Ma olen pärit Toilast. See on selline ilus koht. Ja, ajalooliselt tähtis koht. Ja see on õige, et seal inimesed on jäetud unarusse, nendest ei räägitud hästi. Vahel mulle tundus, et Eesti üks osa ei kuulugi Eestimaale. Kõik räägivad aga Lõuna-Eestist ja Põhja-Eestist ja Lääne-Virumaast, aga Ida-Virumaa ei ole nagu üldse Eesti osa. Ja kuna see on nüüd rohkem fookuses ja suurema tähelepanu all, räägitakse sellest. Ja räägitakse ka sellest, et seal ei osata nii hästi eesti keelt, eks no, kuna seal vene keelt kõnelevaid inimesi on rohkem. Aga see on lihtsalt tegemata töö. Tegemata töö. Ja nüüd tuleb see järele teha. Järelvastamine on. Saate aru? Ja, muidugi. Unustatud probleem. Ja kuna nüüd sellest nii palju räägitakse, siis räägitakse ka seal keele õpetamisest, siis räägitakse igasugustest ümberkorraldustest, aga enne oli nagu kõik vaikne. Kust me siis teadsime, kas seal on halb keeleoskus või ei ole? Seal võis oletada, et seal on palju vene keelt kõnelevaid, aga... No see on nagu näiteks Ingrid rääkis eelmises episoodis, et erinevatel inimestel oli 30 aastat, et õpikut kirjutada eesti keeles, et need oleksid ülemineku koolide jaoks sobilikud. Ja peame küsima meie klassikalisi küsimusi. Ljoša, Blitz. Teie 3 lemmikfilmi, raamatuid ja seriaali. 3 lemmikfilmi? Jah. Ükskõik millised, jah? Jah. Miks just 3? No sest seda on... mis mulle meeldib Eesti filmidest? Raske öelda, igasuguseid filme on vaadatud.
no mulle meeldib Tõde ja õigus, väga hästi tehtud film Eesti filmidest. Raske, aga väga, väga hea film. Siis mulle meeldib selline film nagu, see ei ole Eesti film, meeldib Unetus Seattle'is. See on hea film. Ja siis mulle meeldib selline film nagu Prantsuse suudlus. Laieneme oma silmaringi. Jah, see on huvitav film sellest, kuidas kaks inimest saavad kokku ja mees on prantslane. Et kaks üksikut inimest saavad kokku ja saavad õnnelikuks läbi ühise huvi. Nad hakkavad tegelema põllumajandusega, kasvatama seal viinamarju. Ja on ju, muidugi. Meg Ryaniga loomulikult. Muidugi, mu lemmiknäitleja, Meg Ryan. Nii, ja mis siis veel oli seal? Raamatut ja... 3 lemmikraamatut, raamatuid on nii palju, see on raske öelda. Teate, minule meeldib väga Valdur Mikita, selline autor. Ja ma kohe lausa armastan seda autorit. Ja mulle meeldib selline tema teos nagu Lingvistiline mets. Siis Kukeseene kuulamine oli vist üks raamat. Ühe raamatu nime ei tule mul meelde, aga igal juhul Valdur Mikita oma raamatutega. Need on mu viimase aja lemmikud. Mis siis veel oli 3? Seriaali. Ma ei vaata seriaale. Või siis näiteks laulud. Jah. 3 laulu. Apa lemmiklauludest, Apast on lemmiklaul Võitja võidab kõik või Võitja võtab kõik. Ja siis meeldib mulle Apa see Railway Station või oli ta In Railway Station. See on ilus laul ja siis meeldib mulle Andante. Jah, Apa on väga, see on üks lemmikutest ja ta on nii igihaljas. Aga seriaale ma ei vaata. Ja. Viimane seriaal, mida ma vaatasin, oli Konflikt. See oli Soome film ja mulle see ei meeldinud. Väga kahju. Ja näiteks neid Mehhiko filme ma ei vaata neid, kus inimene paneb päikseprillid ette ja ei tea lõpuks, kes on ta lapsed ja siis ei tunta kedagi ära. Et need on nii ajast ja arust ja nii naljakad ja nii mõttetud, et neid ma ei vaata. Aga me väga loodame, et teile meie kallid vaatajad meeldis see episood, et meie külasana oli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Siiri Pokkinen ja mida me soovitame meie vaatajatele? Mida me soovime? Soovime. Me soovime ilusat kevadet ja rahu, sest kui on rahu, siis on kõik võimalik. Ja emakeelepäeva. Head saabuvat emakeelepäeva.